turniiri võitja Alexela Mastersil Vladimir Ivanov. Mis siin öelda? Võit oli muidugi ennustatav, aga kahe sõnaga, et oli see turniir rohkem nii selline treeningturniir või ikkagi oli keerulisem võita? No finaalis oli päris keeruline. Ma vaatasin, et Anton viimasel ajal ikka arenes päris korralikult ja nägin, kuidas ta mängis siin rahvusvahelistel turniiridel ja olin päris mures, et nagu ta näitaski esimeses setis, et ta mängis päris hästi, oli väga aktiivne. Ja mul oli muidugi ka natuke keeruline, sest põhimõtteliselt minu hooaeg juba lõppes läbi nädal aega tagasi ja ma pidin ennast nagu motiveerida. Lasid lõdvaks ka natuke? Ei lasknud lõdvaks, ma vastupidi proovisin ennast täiega motiveerida ja ma arvan, et see võib-olla tuli enam hästi ja kõik mängid. Esimene sett oli tõesti tasavägine, kuni siis 5-5 peal oli ju tegelikult Antoni serv, aga väga palju sõltus mängus, just teises setis oli seda näha, et Antoni esimese servi avasprotsent ei olnud paraku väga kõrge, et oleks seal võib-olla 10-20% see paremalt, siis võinuks seal ka esimene sett minna, isegi tie-breaki vähemalt. Jaa, esimene sett oli tõesti tasavägine ja minu servid oli väga raske mängida tagajoonel tema vastu. Teises setis oli juba väga lihtne, kõik minu servid olid praktiliselt kõik nulliga. Temal olid ohustatud. Ja kõik tema servigeimid olid, mul oli kõik igas tema geimis oli ühes geimis ei olnud vist. Võib-olla ühes geimis ei olnud, aga ülejäänud geimid me pidime kõik seal tasamängu pealt, tema pidi mängima. Ma usun küll, et nagu niimoodi on väga keeruline mängida, kui vastane võidab oma servi väga lihtsalt ja sina pead oma servi kogu aeg seal tasavägises mängus niimoodi tasamängu peal seal mängida. Ja ta lõpuks ta tõenäoliselt viimases 2 geimis ikka juba murdus ära. Ja viimane küsimus, sinu plaanid edaspidiseks järgmiseks hooajaks? Praegu selleks aastaks on need kõik turniiridega. Võtan 1 nädala pausi täiesti. Ainult 1 nädala? Ainult 1 nädala, jah. Võib-olla 10 päeva ja siis lähen Valgevenesse trenni tegema valgevenelastega. Minskis või? Minskis ja meil seal käisid läbirääkimised ja on võimalus seal trenni teha, väga palju häid mängijad ja head treenerid on seal ka kohal. Saan seal 2-3 nädalat ettevalmistust teha ja siis juba jaanuarist hakkame juba suuremaid turniiri mängida. Aitäh sulle ja edu siis nüüdseks võib öelda 2015. aastal